Tere hommikust, kaunist pühapäeva kõigile ja saame alustada tänast jumalateenistust Isa, Poja ja Pühavaimu nimel. Ja rõõm on teid kõiki näha ja meie seas on ka uusi inimesi, tervitused ka kõigi poolt ja meie poolt ja te kõik olete teretulnud alati, kes meid ka järgib või kuulab praegu, et koguduse uksed on alati avatud. Aga praegu on toimumas Tallinnas suurüritus Ärkame 2025 ja ma usun, et päris mitmed meist on ka praegu seal osalemas ja võib-olla meid täna on sellepärast ka natuke vähem, aga sellest ei ole midagi. Ikkagi on päris hea koos olla ja tulla Jumala ette, ülistada teda, tänada ja kiita. Ja olla üksteisega koos osaduses. Nii et siis saame alustada. Meie Jumala teenistuste teema sellel kuul on usus püsimine kriisides ja katsumustes. Kui nüüd mõelda, kas on kedagi, kes suudaks oma elust kuidagi niiviisi läbi libiseda, et tal üldse mingeid raskusi ei oleks. Kindlasti ei ole sellist inimest. Meil igal ühel on katsumusi ja meil igal ühel on raskeid kohti ja mõnest kohast me saame kergesti läbi ja nii, aga mis on siis kriis? Et millal me oleme kriisis? Et millal me võime öelda, et nüüd on kriis käes, et me ei saa enam hakkama. Ja see ongi see koht, kus meie enda ressurssidest enam ei piisa. Kus me tunneme, et me vajame abi. Me vajame abi inimestelt või me vajame kindlasti abi Jumalalt. Ja me kristlastena sellest ju räägime, et Jumal on meiega elus kogu aeg koos, aga vahel me vajame eriliselt tema abi ja me saame palvetada tema poole, et ta meid aitaks ja me usume seda, et ta aitab. Aga kuidas siis on võimalik jääda püsima selle usu sisse? See on päris raske küsimus ja igaühel täiesti individuaalne teekond. Kindel on see, et me vajame üksteise abi. Ja oluline on ka näha, võib-olla vahel keegi inimene, keda sa näed kõrvalt, sa näed, et tal on tegelikult nii raske, et ta ei saa enam ise hakkama, aga ta ise ei saa sellest aru. Et see on see koht, kus me vajame eriliselt üksteist. Aga ma loen Jumala sõna, Psalm 145, kellel on piibel kaasas, saate lugeda kaasa. See on Taaveti kiituslaul ja Jumala au ja helduse ülistus. Ma tõstan sind kõrgeks, mu Jumal, sa kuningas, ja ma tänan su nime ikka ja igavesti. Iga päev ma tänan sind ja kiidan su nime ikka ja igavesti. Suur on Issand ja kõrgeks kiidetav. Tema suurus on uurimatu. Rahvapõlv ülistab rahvapõlvele sinu tegusid ja nad kuulutavad sinu suurt vägevust. Sinu võimsuse toredat hiilgust ja su imeasju tahan ma meeles mõlgutada. Sinu kardetavast jõust räägitagu ja ma jutustan sinu suurtest töödest. Su suure headuse mälestust kuulutatagu ja su õiguse üle hõisatagu. Armuline ja alastaja on Issand, pika meelega ja suur helduselt. Hea on Issand kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude. Sind ülistavad Issand kõik sinu teod ja su vagad tänavad sind. Nemad kõnelevad sinu riigi auhiilgusest ja nad räägivad su vägevusest. Et teada anda inimlastele tema vägevust ja tema riigi auhiilguse ilu. Sinu riik on kõigi ajastute riik ja sinu valitsus kestab rahvapõlvest rahvapõlve.
Issand toetab kõiki, kes on langemas ja tema tõstab püsti kõik, kes on küüru vajutatud. Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende roa omal ajal. Sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab, hea meelega. Õige on Issand kõigil oma teedel ja vaga kõigis oma tegudes. Issand on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad. Kõigile, kes teda tões appi hüüavad. Tema teeb nende meele järgi, kes teda kardavad, ja ta kuuleb nende kisendamist ning aitab neid. Issand hoiab kõiki, kes teda armastavad, ja hävitab kõik õelad. Issanda kiitust rääkigu mu suu ja kõik liha andku tänu tema pühale nimele, ikka ja igavesti. Aamen. Kas polnud siin tõotused? Ta toetab neid, kes langevad ja tõstab püsti need, kes on küüru vajutatud. Ja siin on just öeldud vajutatud. See tähendab, et väljaspoolt keegi teine, kellegi poolt on surutud ja rõhutud. Ja ta on nende inimeste lähedal, kes appi hüüavad. Ja alati olemas nende jaoks, kes teda kardavad. Ja see kartus ei ole kindlasti mitte hirm, vaid see on pigem aukartus üleloomuliku ees. Ja Jumal hoiab neid, kes teda armastavad. Kas need pole imelised tõotused tegelikult kõigile, igale ühele meist? Ja tõuseme ja palvetame. Armas taevane Isa, suur tänu, et sina oled ikka meil olemas kogu aeg ja sinu valitsus ei kõigu ja sinu riik on igavene ja tõesti kõik inimpõlved on saanud sinu peale loota. Ja Jumal, me toome ka tänase Jumala teenistuse sinu ette. Et sa kõnetaksid meid, et sa räägiksid meie südamesse, et sa muudaksid meie mõtteviise, et sa aitaksid meid edasi minna ja sa näeksid neid raskusi, et kui need on ka lihtsalt väljakutsed, Jumal, ka nendes oled sina meiega koos. Aga kui me ka satume sellisesse kriisi, kust enam välja minna ei oska, siis Jumal, sina aitad alati. Sa aitad läbi meie enda, meie inimeste koguduse, aga sa aitad ka üleloomulikult sellistes kohtades, mida me ei oska isegi ette kujutada. Jumal, suur tänu selle eest. Me võime alati sinu peale loota. Halleluuja. Tänu, Issand. Amen. Me laulame samu laulu tihtipeale kogu aeg, aga ava mu südame silmad. Ma arvan, seda ei ole liiga palju palutud või seda ei saa paluda liiga palju. Sest ma olen tähele pannud, et need südamesilmad võivad ekselda, võivad sulguda, võivad vääriti näha, võivad iseenda liha nägema hakata, mitte Jumala asju. See palve on ikka igapäevane. Ava mu südame silma, ava mu silmad, Issand, soovin sind näha, soovin sind näha. Ava mu südame silma, ava mu silmad, Issand, soovin sind näha. Soovin sind näha. Ava mu südame silmad, ava mu silmad, Issand, soovin sind näha. Soovin sind näha. Ava mu südame silmad, ava mu silmad, Issand, soovin sind näha, soovin sind näha kõrgeks
kõrgeks tõstetud. Säramas au hiilguse väega, armastust ja väge palun, lauldes püha, 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 näha kõrgeks tõstetud. Säramas au hiilguse väega, armastust ja väge palun, lauldes püha, püha, püha. Ava mu südame silmad, ava mu silmad, Issand, soovin sind näha, soovin sind näha. Ava mu südame silmad, ava mu silmad, Issand, soovin sind näha, soovin sind näha, sind näha kõrgeks tõstetud. Säramas au hiilguse väega, armastust ja väge palun, lauldes püha, 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 näha kõrgeks tõstetud. Säramas au hiilguse väega, armastust ja väge palun, lauldes püha, püha, püha. Issand, oled püha, 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 püha. Püha, 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 soovin sind näha. Püha, 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 soovin sind näha. Issand, oled püha, 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 soovin sind näha. Issand, oled püha, 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 soovin sind näha. Oled püha, Issand, sa. Maailma valgus sa tulid me juurde, tõid valgust pimedusse. Ilu, mis pani mind sind armastama, lootust mu ellu see tõi. Olen siin, et kiita sind, et kummardada, öelda, et mu Jumal oled sa. Täiuslikult kaunis, täielikult väärt ja täiuslikult imeline sa. Sind, kuningas, ma nii kõrgele tõstan, auline taevas ja maal. Maa peale tuli, sest meid armastasid, selle eest ülistan sind. Olen siin, et kiita sind, et kummardada, öelda, et mu Jumal oled sa. Täiuslikult kaunis, täielikult väärt ja täiuslikult imeline sa. Olen siin, et kiita sind,
kummardada, öelda, et mu Jumal oled sa. Täiuslikult kaunis, täielikult väärt ja täiuslikult imeline sa. Ei iial mõista hindama, mis maksid mu eest risti peal. Ei iial mõista hindama, mis maksid mu eest risti peal. Olen siin, et kiita sind, et kummardada, öelda, et mu Jumal oled sa. Täiuslikult kaunis, täielikult väärt ja täiuslikult imeline sa. Olen siin, et kiita sind, et kummardada, öelda, et mu Jumal oled sa. Täiuslikult kaunis, täielikult väärt ja täiuslikult imeline sa. Kummardavad inglid sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalge ees ja laulame. Kummardavad inglid sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalge ees ja laulame. Oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus, oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Kummardavad inglid sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalge eest ja laulame. Kummardavad inglid sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalge eest ja laulame. Oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus, oled väärt, oled
seda väärt. Oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Päeval öö ja päev me kiidame sind. 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 Oled kõike seda väärt. Oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Oled kõike seda väärt. Oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Te võite istuda. Tõesti, Jumal on, meie issand on kuningas, ta on kõige väeline, ta on võimas ja ta on püha. Ja samas on ta meile nii ligi. See on alati selline nii üleloomulik, et kuidas ta saab olla samal ajal nii võimas ja samal ajal meile nii lähedal ja elada meie südames. See on vapustav tegelikult. Aga nüüd me kuuleme ühe tunnistuse ja Toomas räägib meile, mida Jumal on tema elus teinud. Tere teile, õnnistab pühapäev. 2 väikest tunnistust. Üks on seoses sellega, ma käisin nädalavahetusel meie kirikunoortega Tallinnas, viisin nad sinna noortekonverentsi või mis nüüd seal oli ja eile õhtul siis tõin tagasi. Aga aitäh Muhu kogudusele bussi eest, väga hea buss on, ma pesin selle puhtaks ja nüüd on jälle korras. Järgmine nädal saate suvekummid või talvekummid ka vist rehvid sinna alla, nii et siis on turvaline veel parem. Nii et saate aru, et sellel olid suverehvid all, ilmaolus selline nagu ta on. Kui ma Aluri kes küsisin, et kas kummid on, rehvid on vahetud, siis ta ütles, et need on alles tellitud. Aga ma ju nägin, mis ilm on tulemus ja ma sain kohe aru, et sellest võib probleem tekkida. Aga mul oli südames rahu. Ja me oleme Jumala lapsed. Ja meil on antud ju see õigus küsida Jumala käest meile kaitset ja kordaminekut. Ja kui mul noored olid bussi peale siin pandud, siis me tegimegi. Ma tegin väikse tänupalve Jumalale, et tee võiks korda minna ja meil läkski korda öö väikse viperusega.
Aga see ei päädinud õnnetusega, seepärast Jumal hoiab meid. Ta hoidis mind hästi rahulikult seal roolis, lasi hoida rahulikult pikki vahet ja kui seal eespool tekkis mingisugune intsident, siis pidurdad ja pole pidureid, eks, lähed nagu kelguga, aga sa õigel ajal jääd seisma. Ja seoses selle palvega, tähendab, selle avariiga, tähendab, meil ei olnud avarii, meil ei olnud õnnetust, meil ei olnud mitte midagi, aga kes te olete kuulnud TTT-d, see ärkamise aega? Teate, mis reedel juhtus Rene Paastiga? Ei tea. Mees on terve elus, aga auto maha kandmisel on. Ta sõitis, käis Valkla koguduses või seal hooldekodus Vannuritel külas ja Tallinnasse tagasi teeles Maardu juures auto muutus juhitavaks ja sõitis teelt välja ja läbi bussioote paviljoni. Ta esimene palved olid, et bussioote paviljonis ei oleks ühtegi noort, et bussioote paviljonis ei oleks ühtegi vanurit. Sest ta nägi, et ta sõidab sellest läbi ja ta maandus kraavis selleks. No ilmselt auto vist maha kandis, ma ei tea seda nii täpselt, aga ta ise eile seda tunnistas eilsel evangeelsel õhtul ja mees on ise täitsa terve. Ehk see Jumala rahu, mis annab meile Jumal läbi selle, kui me oleme palves tema ees ja me oleme ta lapsed. Mõned nädalad tagasi oli ilmselt TTT viimane koosolek Nõmmel. Nad ei tea isegi, kas nad jätkavad või jätkaks. Ja seal oli ülistus tegite pastor Viljar Liht ja ta sõbrad seal. Ja Viljar ei ole ammu enam ju pastor ja siis ta ütles, et nad sõidavad iga hommiku naisega koos tööle ja nad on võtnud selle aja, et 5 minutit olla koos hommikul palve. Ta ütles, et mis te siin nimest, ma olen 25 aastat pastor olnud ja ei ole seda aega võtta, et olla niiviisi koos hommikul palves. Ja mind see nii kõnetas. Me oleme nüüd Leaga olnud paar hommikut või paar nädalat ka niiviisi. Meil on see endine rituaal oli see, et me jäime hommikul esimese tassi kohvi 8 voodis rahulikult ja läksime päevale vastu. Aga nüüd me lähme selle päevale vastu koos palve ja kohviga. Et ma julgustan teid kõiki. Et see peaks olema nagu üks loomulik osa meie elust olla Jumala ees palves. Aga see ei ole ju tegelikult nii, on. Meil on nii palju muid asju, mille peale mõelda, veel vähem selle peale, et palves olla. Aga kui sa nüüd allud Jumalale ja sa võtad selle aja ja oled Jumala ees, alustad hommikut Jumala ees. Mulle meeldivad need hommikud. Aitäh, Lea, sulle selle eest, et sa oled kaasa tulnud. Et tõesti, suur tänu Issandale. Aamen teile. Aitäh, Toomas, see tõesti julgustab meid kõiki ja innustab. Aga nüüd on meil veel üks ühine osa. Me võtame kokku vabatahtliku ohvrianni ja ma kutsun siia ette Kristiine, kes viib täna selle läbi. Tere ka minu poolt. Jagan oma mõtteid, mis võiksid olla teile mõtiskluseks. Tänane puudutab seda, mis on seotud alustamisega. Alustada või ka otsustada millegi üle, mis puudutab eelkõige siis finantse. Mõnikord võib-olla olete tundnud, et on vaja pikalt mõelda, enne kui võtta omale mingisugune rahaline kohustus või üldse ka mingisugune kohustus.
aga rahalise poole pealt näiteks kas laen või mingi asutuse või tegevuse regulaarne toetamine, ka ohver, annetused ja kõik selline. Et on vaja kaaluda, kas see on hetkel jõukohane. Aga mõnikord on väga lihtne selliste asjade üle otsust teha, kas jah või ei, sest südames on kindel tunne. Ja vahest isegi siis, kui endal ei ole nii palju ressurssi. Jagan teile ka näitlikustamiseks oma lugu, kuidas mina hakkasin mõtlema kümnise peale ja kust koorus välja ka minu otsus seda regulaarselt teha. Võimalik, et olen seda lugu ka jaganud varem, aga jagan uuesti. Alguse sai see umbes põhikooli ajal, ma arvan, et ma olin kuskil 14. Ja ühel päeval peale kooli ma läksin vetsu ja püksis äärest kukkus lihtsalt põrandale 2 sendine. Põhiliselt nagu olematu raha. Aga teate, see tegi mind väga õnnelikuks sel hetkel ja ülimalt üllatunuks, sest ma ei saa siiamaani aru, kuidas see sinna sai. Ma ei olnud eelnevalt mingisuguse rahaga tegelenud ega midagi, justkui selline tunne, nagu see oleks taevast lihtsalt alla kukkunud. Ja see pani mind mõtlema, et näe, isegi selline pisike summa võib mõnikord nii õnnelikuks teha. Kuigi mul ei olnud sel ajal püsivat sissetulekut, vaid taskuraha vanematelt, mõtlesin, et võiksin ka oma võimaluste piires kogudusele annetusi andma hakata. Sest me ju tegelikult teame, et Jumal otseselt ei vaja raha. Tal ei ole vahet, kas me anname 2 senti, 20 eurot, 200 eurot, 20 000 eurot, 2 miljonit ja nii edasi. Jumal tahab, et me elaksime talle kuuletudes. Nagu me näeme seda ka Lesknaise loost, Markuse 12:41-44. Ja istudes aardekirstu vastas, vaatas Jeesus, kuidas rahva hulk paneb raha aardekirstu. Ja paljud rikkad panid palju. Ja üks vaene lesknaine tuli ja pani 2 leptonit, see on 1 veeringu. Ja kutsudes oma jüngrid enese juurde, ütles Jeesus neile, tõesti, ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aardekirstu, sest nemad panid oma küllusest, tema pani aga kehvusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise. Jumal hindas väikest summat rohkem kui suurt summat selles loos. Kümnis on ju reaalsuses vajalik selleks, et kogudus saaks toimida. Ja mõnele inimesele saab see olema ka Jumala õnnistuseks. Ka Märt Vähi on oma raamatus kirjutanud ühe hea lause, mis sobib väga erinevatesse kontekstidesse ja ka siia. Ta ütleb niimoodi, et alusta sellest, mis sul on, mitte sellest, mida sul pole. Ehk jällegi, alati ei pea olema alguses tegemist suurte asjadega, suurte summadega. Olulisem on võib-olla mõte, et ma tahan, ma saan ja hetkel mul on selline võimalus. Ja ajas võivad mingid asjad ka muutuda. Mõnikord on võimalus oma panust suurendada, aga mõnikord on võib-olla vaja just vähendada. Nii et vahel on vaja lihtsalt teha üks otsus ja kuulata Jumalat ja usaldada Jumalat, sest Jumal on lubanud oma lapsi hoida. Õpetussõna 3:5-6 ütleb, looda issanda peale kõigest südamest ja ära toetu omanese mõistusele. Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks. Ma usun, et me kõik võiksime Jumalat tundma õppida ka oma finantside osas, et meil oleks tarkust oma rahaga kõige paremal viisil toimetada. Ehk siis minu mõte täna teile, kui te tunnete oma südames, et tahaksite koguduse finantsidesse panustada, siis tee seda. Tee oma võimaluste piires. Alustada saad sellest, mis sul on olemas. Jumal hindab sinu otsust ja valmisolekut enam kui rahasummat. Ja kui sa mõtled, et ma juba teen seda, mida ma saan ja tahan, siis julgustan sind seda lihtsalt jätkama.
ja mina oma elus näen, et Jumal ei jäta hätta. Ja lõpetuseks veel üks kirjakoht. On õpetussõna 3:9-10. Austa issandat oma varandusega ja uudse viljaga kõigest oma saagist, siis su aidad täituvad küllusega ja veinijaamid ajavad üle. Ja ärgem siis unustage, et andkem kõik rõõmsa südamega. Ja ma teen lühikese palve. Kallis Jumal, ma tänan, et sina hoiad meid kõikides eluvaldkondades ja ma väga eriliselt palun ka meie kõikide finantsid sinu kätte, et sina annaksid meile tarkust, kuidas kõige paremal viisil nendega toimetada. Ja samamoodi ma palun ka meie koguduse finantsid sinu kätte, et sina aitaksid teha otsuseid ja et kõik võiks minna õigesse kohta. Ja ma palun, et meil ei oleks mitte millestki puudus. Tänu sulle iga rõõmsa andja eest. Aamen. Ja nii kaua, kui korvid käivad ringi, ma ütlen teated. Teisipäeval kell 19.00 on meil osadusgrupp G4 siin kirikus. Kolmapäeval on palvehommik kell 10 hommikul, kellel on võimalus varem tulla ja kes ei pea tööle minema, saate osaleda. Neljapäeva õhtul on palveõhtu ja jälle kell 19.00. Kes soovib, võib võtta osa. Ja reedel on seekord ka noorteõhtu. Reede on siis 21. november ja noorteõhtu toimub. Mul ei ole täpsemat infot, arvan, et kirikus. Okei. Siis on niiviisi, et saate võtta ühendust meie noortejuhi Kaiega, kes on huvitatud ja saate täpsemat infot. Pühapäeval kell 10 hommikul on palvehommik ülemises toas ja hommikukohvi saab juba tulla siia jooma kohvikusse kell 10 ja omavahel osaduses olema. Ja jumalateenistus algab kell 11 ja järgmisel pühapäeval jutlustab meile pastor Riho Pors. Nüüd täna me alustame alfakursusega, et see teade on kaua juba üleval olnud, aga täna me alustame kell 14.00 ja saab liituda. Saab liituda täna ja saab veel liituda ka 2 järgmisel korral. Nii et olete oodatud. Aga nüüd me hakkame liikuma Jumala sõna juurde ja mina jagan teile täna ka Jumala sõna ja jutlustan, aga enne seda ma palun Jaana, et ta tuleb ja loeb teile piiblist ühe kirjakoha, ühe peatüki. Mina loen teile 1. kuningate raamatust 19. peatükist salmid 1-18. Eelia Horebi mäel. Ja Ahab jutustas Isebelile kõik, mis Eelia oli teinud ja kuidas ta oli mõõgaga tapnud kõik prohvetid. Siis läkitas Isebel käskjala Eeliale ütlema, Jumalad tehku minuga ükskõik mida, kui ma homme sel ajal ei tee sinu hingega, nagu sündis kõigi nende hingedega. Kui ta seda nägi, siis ta võttis kätte ja läks ära oma hinge pärast. Ta jõudis Beersebasse, mis kuulub Juudale, ja jättis oma poisi sinna. Ta ise aga käis kõrves 1 päevateekonna ja tuli ning istus ühe leedpöösa alla. Siis soovis ta oma hinges, et ta võiks surra ja ütles, küllalt. Nüüd Jehova võta mu hing, sest ma pole parem kui mu vanemad. Ja ta heitis maha ning uinus magama leedpöösa alla. Aga vaata, üks ingel puudutas teda ja ütles temale, tõuse üles, söö. Ja kui ta vaatas, ennäe, siis oli ta peatsis üks kuumadel kividel küpsetatud kook ja kruus vett. Ta sõi ja jõi ning heitis jälle magama.
aga Jehova ingel tuli veel teist korda ja puudutas teda ning ütles, tõuse üles, söö, sest sul on veel pikk tee ees. Siis ta tõusis, sõi ja jõi ning käis selle söömarammuga 40 päeva ja 40 ööd kuni Jumala mäeni Hoorebini. Seal ta läks ühte koopasse ja ööbis seal. Ja vaata, temale tuli Jehova sõna, kes küsis temalt, mis sa siin teed, Eelia? Ja ta vastas, ma olen tõsiselt ägestunud Jehova vägede Jumala pärast, sest Iisraeli lapsed on hüljanud sinu lepingu, nad on kiskunud maha sinu altarid ja on möögaga tapnud sinu prohvetid. Mina üksi olen üle jäänud ja nad püüavad võtta mu hinge. Siis ta ütles, mine välja ja seisa mäe peal Jehova ees. Ja vaata, Jehova läks mööda ja tugev ning võimas tuul, mis lõhestas mägesid ja purustas kaljusid, käis Jehova ees. Aga Jehovat ei olnud tuules. Ja tuule järel tuli maavärisemine, aga Jehovat ei olnud maavärisemises. Ja maavärisemise järele tuli tuli, aga Jehovat ei olnud tules. Ja tule järele tuli vaikne, tasane sahin. Kui Eelia seda kuulis, siis ta kattis oma näo kuuega ja läks välja ning seisis koopasuus. Ja vaata, temale kostis üks hääl, kes küsis, mis sa siin teed, Eelia? Ta vastas, ma olen tõsiselt ägestunud Jehova vägede Jumala pärast, sest Iisraeli lapsed on hüljanud sinu lepingu. Nad on kiskunud maha sinu altarid ja on möögaga tapnud sinu prohvetid. Mina üksi olen üle jäänud ja nad püüavad võtta mu hinge. Ja Jehova ütles temale, mine tagasi oma tuldud teed Damaskuse kõrbe, mine ja võia Hazael Süüria kuningaks. Jehu, Nimsi poeg, aga võia Iisraeli kuningaks ja Elisa, Saafati poeg, Aabel Meholast, võia enda asemel prohvetiks. Ja olgu nõnda, kes pääseb Hazaeli mõõga eest, selle surmab Jehu, ja kes pääseb Jehu mõõga eest, selle surmab Elisa. Aga ma jätan Iisraelis üle 7000, kõik põlved, mis ei ole nõtkunud Baali ees ja kõik suud, mis ei ole teda suudelnud. Ja te kuulsite Jumala sõna prohvet Eeliast. Aga ma täna tahan rääkida samal teemal, mis tegelikult on ka meie kuuteema, usus püsimine kriisides ja katsumustes. Aga huvitaval kombel mul viimasel ajal on tulnud pealkirjad jutlustele ja tänase jutluse pealkiri on Sa ei saa iseennast aidata. Ja see ei ole tulnud tühjast kohast. Mind kõnetas üks episood, mida ma kuulsin kõrvalt. Ja ma kuulsin ühte tuttavat inimest, kes rääkis oma kogemusest. Ta kohtus tänaval ühe täiesti võõra inimesega, kes poetas talle pihku ühe raamatu. Ja kui ta hakkas seda lähemalt uurima, siis selgus, et tegemist on Johannese evangeeliumiga. Ja ta oli väga positiivselt meelestatud. Aga siis ta hakkas seda lugema ja ta jõudis raamatu vahel oleva flaierini, kus oli kirjas Sa ei saa iseennast aidata. Ja siis ta ütles, et vot seda lauset lugedes lõi mul ploki ette. Rohkem ma ei soovinud mitte midagi sellest teada. Ja see pani mind päris korralikult mõtlema, mis see tekitas selle ploki ja miks ei kõnetanud. Miks ei kõnetanud positiivselt või vähemalt ei tekkinud huvi, et huvitav, mida selle väitega öelda tahetakse. Võib-olla tähendab see seda, et uskmatu inimene, kes Jumalat ei tunne, võtab seda väidet, on ju sõna sõnalt ja mõtleb kohe, et need usuinimesed lähevad omadega täiega äärmusesse. Aga usklik inimene tunnetab
sõnumi erinevaid dimensioone. Esiteks, jah, me ei saa iseennast päästa pattudest ja me ei saa iseennast lunastada. Ja need on tõesti need, millele me mõtleme esimesena, sest need on igavikulised asjad ja väga olulised. Aga need teemad on enamus inimestele võõrad, mis on patt, mis on lunastus. Enamus inimesi ei näe selleks mingit vajadust. Ja teiseks, ei saa öelda, et me ei saa iseennast aidata. Me saame ennast aidata küll. Me ei ole loodud ju olema täiesti abitud. Igaüks hoolitseb ju oma ihuvajaduste eest, hoiab oma suhted korras nii palju kui võimalik, teeb palgatööd kohuse tundlikult ja nii edasi. Aga kui me võtame kriisisituatsioonid või stressi, mis on pikka aega kurnanud, siis see võib lõppeda läbi põlemisega. Inimest võib jalust rabada üks ootamatu sündmus, aga võib ka olla nii, et rasked olukorrad käivad inimesel läbi elu, alates lapsepõlvest. Need on traumad, mis järgnevad üksteisele ja need nõrgestavad tegelikult inimese ihu ja hinge ja võib juhtuda, et lõpuks tekib see olukord, kus inimene ei saa iseendaga hakkama. Ta ei saa hakkama oma tööga, oma suhetega. Olete mõelnud, mis on ühed raskemini öeldavad laused või sõnad teisele inimesele? Ma mõtlesin selle peale. Üks on kindlasti see, et kui me peaksime ütlema, anna mulle andeks. Või ma eksisin. Veel eestlasele väga raske sõna või lause, ma armastan sind. Ja veel üks, ma vajan abi. Ja jälle ma jõuan selleni tegelikult, et meie kontroll oma elu üle on piiratud. Me teatud asjades saame tõesti pingutada. Ja me näeme tulemust ka, aga on kohti elus, kust me enam ise edasi liikuda ei saa. Ja kui me ei saa ise ennast aidata, kes siis aitab? Kaasinimesed aitavad kindlasti. Aga inimesel on kombeks see, et ta väsib ja inimene tüdineb. Me ei jaksa lõpmatuseni aidata, meil ei ole neid ressursse. Nii, aga kuhu me siis jõuame? Et kes on see, kes meid toetaks ja abistaks järjepidevalt? Kes aitaks nii, et meie need, ütleme, läbikukkumised ja need nõrkused ja need kehvad, halvad kohad, et need saaksid meie tugevusteks. Ja et need oleksid kasulikeks õppetundideks. Ja lõpuks need muudavad meid tugevamaks üldiselt ja me saame paremini oma eluga hakkama. Jumal on see, kes ei väsi meist mitte kunagi ja ta ei tüdine meie probleemidest. Ja temale võib julgelt oma nõrkust välja näidata. Kui me maailmas seda teha ei saa, siis Jumala juures me saame ja ta tegelikult ootab seda meilt. Me kuulsime Jumala sõna 1. kuningate raamatust ja see oli prohvet Eelia, kes varises kokku ja see oli lugu tema isiklikust kriisist. Ja võib-olla kõik teist ei ole Vana Testamendiga ka hästi kursis, nii et ma tegelikult tahaksin natukene ka teha sellise lühikese ülevaate, et kuidas Eelia sellesse kohta jõudis. Me leiame muidugi piiblist palju Jumala mehi ja naisi, kes on elanud selliseid raskeid asju läbi ja nad on alati tulnud sellest kõigest välja. Jumal on aidanud neid välja tulla võidukalt. Ja kuidas on see, et võimalik, et nad ei kaotanud oma usku ja et nad alati nagu toetusid Jumala peale ja nad ei kahelnud. Täna me elame teises ajastus. 18. sajandil algas valgustusajastu ja see tõi sellise mõistuse ja teadmise võidukäigu ja vajadus Jumala järele vähenes.
ja nüüd aastakümneid, aastasadu järjest see on vähenenud. Aga Vana-testamendi ajal see nii ei olnud. Ja siis inimesed ei mõelnud, kas Jumalat on vaja või mitte, ja nad ei pannud üldse seda kahtluse alla, kas Jumal üldse eksisteerib. Aga suureks väljakutseks sel ajal oli Iisraeli rahvale teiste rahvaste jumalad ja sellega kaasnes ka teistsugune kultuur ja see ahvatles ka paljusid Jumala rahva valitsejaid ja juhte. Kui mõtleme tänasele päevale, siis täna Euroopa kultuuriruumis võib-olla me räägime sarnasest asjast. Erinevate kultuuride usundid on siinsamas meie ümber, aga siia lisandub veel ateism, tänapäeva inimese usk, kus ta on veendunud, et Jumalat ei ole olemas. Ja ta on kindel selles, et ta saab ise kõigega hakkama. Aga prohvet Eelia, ta elas Iisraeli kuninga Ahabi valitsusajal ja see oli kuskil 850 enne Kristust. Ja see 19. peatükk esimestest kuningate raamatust tõi ühe episoodi tema elust. See võib olla meile julgustuseks ja kinnituseks, kuidas Jumala abi toimib. Ja kuningas Ahab hakkas oma naise Iisebeli mõjul kummardama Baali. Ja Jumala altarid löödi puruks ja kõik prohvetid tapeti. Ja see oli siis tegelikult Jumala äravalitud rahvas, kes nõnda toimetas. Ta hülgas oma Jumala ja jooksis võõraste jumalate järel. Aga Jumal mõistab kohut. Ja ta kasutab selleks prohvet Eeliat. Ja Eelia andis Ahabile edasi kohtuotsuse, et tuleb mitmeaastane põud, mis lõpeb alles prohveti sõna peale. Ja esimese kuningate raamatu 17.1. Tispelane Eelia Gileadi Tispest ütles Ahabile, nii tõesti, kui elab issand Iisraeli Jumal, kelle ees ma seisan, neil aastail ei ole kastet ega vihma muidu kui minu sõna peale. Aga Baali kummardajad uskusid, et viljakuse Jumal võib vihma tuua. Eelia oli Jumala teenija ja kõik, mis ta Jumala juhtimisel ette võttis, nii see ka läks. Ja ta teenis juba rahva keskel, kes oli vägagi sõnakuulmatu ja Jumalast ära pöördunud ja 3 aastat läks ja näljahada oli maal juba väga suur. Ja Eelia tegi väljakutse ja ta astus Baali preestritega vastakuti Karmeli mäel. Ja siis oli võitlus õige ja vale Jumala teenistuse vahel. Tema oli ainus issanda prohvet ja Baali prohveteid oli 450. Ta ütles, tehke altar, kutsuge oma Jumalat. Aga ebajumala kummardajad jäid hätta, sest nende Jumal ei ilmunud välja. Ükskõik, kui palju nad pingutasid ja vaeva nägid, midagi ei juhtunud. Eelia aga ehitas issandale altari, selleks, et rahvas saaks teada, kes on tõeline Jumal. Palus prohvet, et tuli langeks altarile ja see ka juhtus nii. Ja väga võimsalt on kirjeldatud seda esimese kuningate raamatu 18. peatükis 38-39 salm. Siis issanda tuli langes alla ja sõi ära põletusohvri, puud, kivid ja põrmu ning lakkus ära vee, mis oli kraavis. Ja kogu rahvas seda nägi, siis heitsid nad silmile maha ja ütlesid, issand on Jumal, issand on Jumal. Eelia tappis kõik 450 prohvetit ja hakkas jälle sadama vihma prohveti palve peale ja maa sai kastetud ja Eelia oli edukas ja Jumal kasutas teda võimsalt, et näidata oma rahvale, kes on tõeline Jumal. Ja põud taandus. Kõik oli korda läinud. Aga peale seda suurepärast edu tuli hingeline kokkuvarisemine. Ja viimane piisk oli tõesti see, et Ahabi naine Iisebel ähvardas prohvetit tappa. Ja nüüd oli Eelial jõud otsas ja ta läks kõrbesse. Vaatamata edule ta siiski vajus meeleheitesse ja depressiooni ja koges läbipõlemist. Ja see on see, mis võib tõesti väga intensiivsele tegevusele või
ka traumaatilisele kogemusele või rängale pettumusele järgneda. Ja need kõik asjad korraga tabasid tegelikult prohvetit. Ta oli üksinda. Ei olnud neid, kes oleks ustavad Jumalale. Ta võitles prohvetite vastu. Ta tappis 450 meest. Ta pingutas, ta palvetas vihma pärast. Ja kõik see tõi veel pettumuse Iisraeli rahva pärast. Aga nagu me kuulsime, Jumala hool ei lakka ka siis, kui prohvet on langenud. Ja issand hoolitses õrnalt Eelia vajaduste eest. Ja issanda ingel kõnetas korduvalt Eeliat. Ja Eelia vastus näitas veel seda, mis teda hingeliselt masendusse viis. Ta seisis täiesti üksinda kurjuse jõudude vastu. Ja ka Uues Testamendis apostel Paulus mainib selle ära Rooma kirjas 11. peatükis. Jumal pole ära tõuganud oma rahvast, keda ta on ette ära tundnud. Kas te siis ei tea, mida pühakiri ütleb Eelia loos, kuidas ta kaebab Jumala ees Iisraeli peale? Nad on tapnud sinu prohveteid ja maha kiskunud su altarid. Mina üksi olen järele jäänud ja nad püüavad ka minu hinge. Vahel piisab ühest sündmusest ja me variseme kokku. Võib-olla tõuseme üles ja tuleb järgmine sündmus ja me kukume jälle. Ja võib-olla ajame ennast jälle jalule, aga kukume jälle. Üks raskus järgneb teisele ja lõpuks me ei suuda ennast enam kuidagi koondada. Iga raskus nõrgestab meid järjest. Mina isiklikult arvasin, täiesti ekslikult tegelikult, kui ma olin noorem, et mida rohkem traumaatilisi sündmusi, mida enam stressi ja pinget ma läbi elan, seda tugevamaks ma saan. Mu kohta oli tuttavatel ja pereliikmetel selline väljend nagu tuim tükk, sest ma ei reageerinud emotsionaalselt mitte millegile. See, mis mu ümber toimus, ma võtsin kõik need halvad asjad oma elus vastu kui normaalse. Ja mul oli mingisugune empaatia küll säilinud, aga tegelikult ma ei osanud olemas olla nende inimeste jaoks, kes mind tegelikult vajasid. Ja ise ma arvasin, et ma olen väga tugev. Ja tegelikult ka mitte miski ei valmistanud mulle elus rõõmu. Ja see kestis nii kaua, kuni toimuski selline kokkuvarisemine. Ja ma usun seda siiamaani täna, et kui ma poleks saanud päästetud, ma oleksin surnud. Ma arvan seda ikka siiamaani, et kas siis võib-olla hingeliselt surnud, ilma normaalse tegutsemise võimeta või siis suitsiidi läbi surnud. Aga nüüd, praegu, täna, ma võin öelda, et kuna ma ise olen midagi sellist läbi kogenud, siis kriis ja rasked olukorrad ka teiste inimeste eludes, need väga kõnetavad mind ja ma tõesti tahaks, et Jumal saaks inimesi aidata. Sest ma ise sain aru, et ainult Jumalas on taastumine. Ainult Jumalas on väljapääs ja tervenemine. Tervenemine ei saa tulla kuskilt majalt, sest maailma lahendused on ajutised ja need võivad olla sellised pinnapealsed ja näilised. Ja see on kurjuse töö, mis tegelikult jätkub. Aga me võime sellega vabalt ümber sõnastada. Me näeme pidevalt seda, kuidas armastuse puudumine inimeste elu hävitab ja kuidas Jumala puudumine viib kõik allamäge. Aga minnes Eelia juurde, siis tema ei olnud üksinda, Jumal oli temaga ja Jumal tervendas teda. Ja prohvet sai teada, et ta pole siiski üksi, vaid veel on 7000 iisraellast, kes ei ole Baali kummardanud. Nii et koos olemises tegelikult ja osaduses olemises on suur kindlustunne ja toetus. Ja ei ole ilma asjata kirjutatud Jumala sõnas Hebrea 10. peatükis 25. salm.
ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat. Ja uue lepingu rahvana me pole mitte kunagi üksinda. Isegi siis, kui ühtegi inimest ei ole silmapiiril, siis Kristus on meis. Ta elab meie sees Püha Vaimu läbi. Isegi kui me ei kuule või ei näe teda, isegi kui meil ei ole mingeid ülevoolavaid usulisi kogemusi. Ja tegelikult võib ka juhtuda, et selline võimsa usulise kogemuse otsimine võib saada usu eesmärgiks. Ja kui see kogemus siis ära lõpeb, siis tundub, nagu midagi oleks valesti. Aga ükski taevasse tõstev elamus või kogemus, see ei jää nagu püsima. Ja see ei ole kuidagi meie süü või meie viga. Eelia kohtumine Jumalaga on kinnitus sellest, et Jumal ei tulnud mingite võimsate loodusnähtuste läbi, ei tulnud ta tugeva tuule või tormina ega maa värisemisena ega tulena, vaid ta tuli vaikselt. Mitte midagi jõulist ei sündinud. Ometi oli see ilmumine tegelikult üleloomulikult võimas. Kui Jeesus käis koos jüngritega muutmise mäel, siis nad tõusid taevastesse sfääridesse, aga nad ei jäänud sellesse paika. Valgus kustus ja nad pidid tulema uuesti mäest alla. Ja siis võis tunduda järsku see argipäev väga igav ja kahvatu. Aga Jeesus oli ju jätkuvalt jüngritega koos. Ja need vestlused, mida nad pidasid mäest alla tulles, need olid väga viljakad ja kasulikud. Nii et me ei ole mitte kunagi üksinda ja Jumala kohalolu meie elus võib-olla pigem on nii, et me usume ja teame, et ta on olemas, isegi kui me alati seda ei näe või ei tunne. Aga vaenlasel on kombeks inimesed eraldada. Ta teab, et kui me oleme üksinda, siis me oleme nõrgad. Ja kui meil puudub inimeste abi ja toetus. Vahel me ei pea midagi tegema, et tunda seda ühtsust, mida meile usukaaslased annavad. Ainult teadmine, et Kristuse ihus on palju liikmeid ja nad on olemas ja meil on üks ühine pea. See juba annab jõudu ja tulles koguduse keskele, me oleme omade keskel. Ja nagu ma ka alguses ütlesin, et tegelikult uksed on avatud kõigile ja Jumala käed on ka avatud kõigile, et see Jumala lapseks olemine, uue lepingu rahvas olemine, see ei ole mingi selline valitute privileeg, vaid see on kõigile. Igale ühele, kes kuuleb ja kes selle kutse vastu võtab. Ja kõiges selles on tõesti nagu see, mis meid edasi viib ja mis on veel oluline. Me võime oma suuremast osast oma raskustest, me tuleme ise üsna kenasti välja. Muidugi me usume, et Jumal on meiega igas meie elu etapis, aga me tuleme hästi välja ja meil ei ole mingeid raskusi. Et teatud osa kriisidest me täiesti hästi saame hakkama. Aga hoopis keeluline on olukord siis, kui me satume usukriisi. Siis on väga raske abi saada. Ja on raske ka abi Jumalalt vastu võtta. Ja siin on usukaaslaste tugi eluliselt vajalik. Kui sul on ustav usuõde või vend ja sa saad talle rääkida ja öelda, et tead, mul on praegu nii raske, et ma ei usu enam, et mu asjad lähevad korda. Sageli me ei julge öelda, et me ei usu. Aga kui sul on keegi, keda sa usaldad ja sa ütled, ma ei usu, et midagi muutub. Ja kui siis see õde või vend ütleb, et tead, mina usun sinu eest, see on suur asi. Ja sealt võib läbimurre ikkagi tulla. Ja kui ta ütleb sulle, et ma usun, et kõik läheb paremaks ja ma usun, et Jumal aitab sind, kas see pole mitte kinnitav?
Ja see tõstab meid tegelikult püsti ja aitab jälle edasi minna. Nii et Jumal kasutab meid üksteise heaks. Ja kui ma lähen uuesti Eelia juurde, siis Eelia Jumala ligiduses sai taastatud. Ja ta tervendas prohveti ilma, et tal oleks vaja endal midagi teha olnud või et ta oleks pidanud kuidagi pingutama. Ei, ta sai puhata, ta sai magada, ta sai toidetud. Ja vabalt võib ka meil endal olla nii, et meil ei olegi jõudu rohkemaks võib-olla kui kõige lühemaks palveks. Issand, aita. Ja võib-olla selles palves on ka ainult usuriismed järgi. Jumal kinnitas ustavust oma rahva vastu, ta taastas Eelia ja saatis ta uuesti tegevteenistusse. Ei lasknud enam puhata, vaid pidi uuesti tööle hakkama. Ja ta ütles, mine tagasi seda teed mööda, kus sa tulid. Aga meie, Kristuse järgijad, Jumal on lähedal isegi siis, kui me seda ei taju. Ja raskustes ennast üksi tunda, see üksinduse tunne, see on võimalik meil kõigil, ka nendel, kes usuvad. Maailm võib mõista meie valu. Ta võib saada aru sellest, mida me tunneme. Ta võib aru saada meie muredest ja võitlustest. Ja maailm aitab ka praktiliselt. Ta aitab selles, mis vajab inimese ihu. Ja maailmal on ka palju lohutavaid sõnu. Aga see, mis päriselt muutuse toob ja see, mis päriselt julgustab ja lohutab, selle me leiame ainult Kristuses ja mitte kuskil mujal. Ja ainult temas me saame puhata ja ainult temalt tuleb uus jõud. Tema täidab meid uuesti, ta kannab meid kätel, kui vaja, ja tõstab püsti, kui me oleme kuni nii kaua, kuni me oleme jälle valmis oma jalgadel seisma ja ka samme tegema. Mis siis hoiab meid usus? Ma isiklikult oma arvamuse ütlen, siis minu jaoks on see, et ma tean, et ainult Kristuses on tõelised muutused võimalikud. Ja isegi kui valgust ei paista, siis sa tead, et mitte kuskil mujal seda ka paistma ei hakka. Seda ei saa mitte kuskilt mujal näha ja see on täiesti kindel. Nii et kui me ei suuda palvetada või tublid piiblilugejad olla või ennast distsiplineerida, võib-olla mõni julgeb tunnistada ka, et usku on väheks jäänud. Ja kui me ei suuda mitte mingit vaimulikku tegevust praktiseerida ja olemegi depressioonis või läbi põlenud ja lõpmatuseni kurnatud, siis Jumal on ikka ustav. Ja apostel Paulus on kirjutanud teises kirjas Timoteusele, 2. peatükk, 13. salm, kui me oleme uskmatud, jääb tema ometi ustavaks, sest ta ei saa ennast salata. Sest kui me suudaksime ise, siis meil tõesti ei oleks Jumalat vaja. Nii et me ei saa ise ennast päästa ja me ei saa ise ennast aidata. Aga jaa, me saame enda jaoks palju ära teha. Me saame hoolitseda enda eest ja oma hinge eest ja täita oma vaimu, aga me jõuame vahel kohta, kus me tõesti ei saa mitte midagi teha. Kuhu mujale meil minna on? Jumala juurde, sest et paremat ja suuremat abi kuskilt mujalt ei tule. Ja Pauluse kiri roomlastele, kirja lõpp ütleb Rooma 16:20, aga rahu Jumal purustab peatselt saatanat teie jalge alla. Me ise ei purusta saatana pead, vaid Jumal teeb seda ja ta teeb seda meie jalge alla. Ja lahendused tulevad läbi Jumala, mitte meie enda. Ja Jumal on armastus ja meie oleme loodud armastuse jaoks. Ja Jumal täidab kõik meie vajadused. Amen. Ja tõuseme ja palvetame.
issand, sina oled hea ja sinu heldus kestab igavesti tõesti. Ja sina oled see, kes tõstab püsti selle, kes ei jaksa ja nagu ütleb sinu sõna, et rutjutud pilliroogu sa ei murra katki. Ja sa aitad kõiki, kes sinu poole pöörduvad ja palves appi hüüavad. Aga Jumal, ma tänan ka selle eest, et sa oled endiselt avatud. Sa oled avatud ja sa ootad iga inimest enda juurde. Sa ootad iga last, et ta ütleks sulle jah ja pöörduks sinu poole, issand. Suur tänu selle eest, et me võime palvetada ka oma lähedaste ja oma tuttavate pärast. Ja selle pärast, et nad näeksid valgust pimeduses. Ja selle pärast, et sina saaksid muuta inimeste elusid. Et me võiksime öelda ka neile, kes on kukkunud, et me usume sinu eest. Jeesus, tänu. Tänu, et sa hoiad oma koguduse. Tänu, et koguduse uksed on avatud. Tänu, et me võime tulla siia igal hetkel, igal pühapäeval ja olla koos. Ja meil ei ole mitte mingeid takistusi. Ja sa ootad meid. Issand, õnnista ja hoia meid tõesti. Amen. Sind armastan. Sinu arm ei lõpe iial. Iga päev olen hoitud su käes. Hetkest, mil ma ärkan, kuni heidan magama, laulan ma Jumal sinu headuses. Iga päev sa oled ustav. Iga päev sa oled hea, nii hea. Kogu südamest ja hingest laulan ma Jumal sinu headusest. Sind kuulan ma. Läbi tule sulle järgnen ja kahtlustes olen lähemal veel. Sa oled minu isa, mu sõber oled sa ja elan ma Jumal sinu headuses. Iga päev sa oled ustav. Iga päev sa oled hea, nii hea. Kogu südamest ja hingest laulan ma Jumal sinu headuses. Iga päev. Iga päev sa oled ustav. Iga päev sa oled hea, nii hea. Kogu südamest ja hingest laulan ma Jumal sinu headuses. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Oma elu alistanud ma, nüüd annan sulle kõik. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Oma elu alistanud ma,
nüüd annan sulle kõik. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Iga päev sa oled ustav. Iga päev sa oled hea, nii hea. Kogu südamest ja hingest laulan ma, Jumal, sinu headuse. Ja ükskord veel. Iga päev sa oled ustav. Iga päev sa oled hea, nii hea. Kogu südamest ja hingest laulan ma, Jumal, sinu headusest. Laulan ma, Jumal, sinu headusest. Laulan ma, Jumal, sinu headusest. Suurus ja vägevus, ilu ja hiilgus ja au. Ta päralt on rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes ja taevatroon. Issand on ta, kes igavest valitseb. Taevas ja maa, ta nimele andku au. Rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes. Suurus ja vägevus, ilu ja hiilgus ja au. Ta päralt on rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes ja taevatroon. Issand on ta, kes igavest valitseb. Taevas ja maa, ta nimele andku au. Rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes. Issand on ta. Issand on ta, kes igavest valitseb. Taevas ja maa, ta nimele andku au. Rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes. Rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes. Rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes. Meie jumalateenistus on lõppemas ja kellel on aega, saate istuda kohvikus, osaduses veel, aga kes peab ruttama, siis õnnistatud uut nädalat kõigile ja ma ütlen õnnistussõnad. Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja püha vaimu osadus olgu teie kõikidega. Aamen.